head korvpallihuvilised. Kena jõuluaega kõigile. Eero, jõuluaeg on käes. Kelgu ilma pole. Tundub jah, et tuleb vist rullsuusad välja võtta ja. Või jalgratas uuesti. Aga päkapikud käivad sulle? Ikka muidugi, loomulikult käivad. Okei, tõid nad meile ka midagi, et vast tõid Tükoringi saate 2 teemat tõid meile. Ja Eero neid teemasid siin tutvustab veidi hiljem. Eilses saates on meil külaliseks koha peal Ammes Rapla naiskonna tagamängija Kaia Kosk ja videokülalisteks Tüko meeskonna peatreener Indrek Ruut ning Ammes Rapla naiskonna ääremängija Rosemary Rits. Kuna need 2 teemat on saates vist suhteliselt sisukad, siis me oleme teinud seekord nii, et jagame 2 ossa need saate teemad ja teeme siis nagu 2 osalise selle detsembri saate. Meiega liitub ka teemade juures ja teemade arutelul siis ka Timo Mitt. Eero, millised on teemad? Jah, et täna esimeseks teemaks siis on noorim võistkond, kes mängib Alexela korvpalliliigas. Et mis arvad, et siis kellest või mis võistkonnast juttu on? No eks meil, kui me siin hakkame neid tabeleid vaata, mis me siin koostanud oleme, siis eks me siis näeme, aga kuna me ise me tõesti neid tabelid koostanud oleme, siis me oleme selle nagu välja selgitanud, et eks ta Tüko Rapla on ja siis tõesti, Eerol on nii, nagu Eero ütles, et noor võistkond ja Tüko Rapla meeskond selle taustal siis. Ja teine teema, Eero? Ja teine teema on siis räägime Ammest Rapla korvpalli naistest, nende tegemistest ja kuidas neil läheb ja mis seisus nad hetkel on. Ja üldiselt naiste korvpallist, eks ole? Ja üldiselt naiste korvpallist, et see teema on väga aktuaalne täna. Niimoodi me lähme ja loodame, et huvitab ja on meeldib vaadata. Saate midagi uut teada. Alustuseks võiks vaadata vanuse järgi, kui vanad on miski võistkonna mängijad. Ja oleme siin teinud tabeleid, graafikuid, võrdlemaks, kelle meeskonnas on kõige vanemad ja kellel kõige nooremad mängijad. Jah, siin on nüüd võetud siis nagu Alexela meistriliiga võistkonnad. Kollane joon näitab siis nagu Rakvere Tarva võistkonna liikmete vanust, et siin iga punkt on siis üks mängija ja kui siin Rakvere Tarvas kõige vanem on 34 ja siis kõige noorem on 19. Keskmine vanus tundub siin jääb kuskil 27-30 vahele. Tegin ära ka siin sellise statistika, et kui vana näiteks on Rakvere Tarva siis keskmine mängija ja keskmist oleme siis arvutanud sellise nagu matemaatilise asjaga nagu mediaan ja mediaani järgi on siis 2. veebruar 1985 on siis nende keskmine vanus ehk siis sünniaasta jah, et ehk siis me saamegi, et ongi 28 on siis see keskmine vanus. Siis vanuselt teine võistkond on Tartu Rock, kus kõige vanem mängija on 39 ja noorim mängija samuti Rakvere Tarvaga sarnaselt 19. On sul välja arvutatud, kuidas sul Rockiga on? Et Rock, tema keskmine vanus on siis 11 september 1988 ehk siis 25 aastane Rockil, et siis tähendab, et täna ütleme, et kõige paremas korvpallieas, üks paremas korvpallieas, kuigi Rakvere Tarvas 28, meie Kristjan Kangur on siin 30 aastane, et on ka väga heas korvpallieas, et kõik need üles otsa mängijad on kõik nagu parimas korvpallieas mängijad. Siis vanuselt kolmas võistkond või keskmiselt vanuselt kolmas võistkond oleks Kalev Cramo, kui me ei eksi, siin läheb juba üsna tihedalt, et kus vanim mängija on 28 ja noorim on 20. Mis sa siin keskmise kohta ütled? Ja Kalev Cramo on sarnaselt teed Rockiga
noh, ka sinna samasse auku, et nende keskmine on siis 2. juuli 1988, ka 25, keskmiselt 25 aastane on siis Kalev Cramo, et kui siin üldse edasi vaadata, siis need järgmine on Valga, TTÜ, Pärnu, need on kõik on aasta või kaks siis ütleme Cramost siis nooremad. Ja nüüd, kui vaadata tabelit, siis konkurentsitult kõige noorem võistkond on siis Rapla Tükol. Ja Rapla Tüko keskmine mees siis mediaani järgi on meil Raiter Ivo Laane, tema sünniaeg on siis 24. mai 1993. Aga siin on natuke niisugused vanad andmed, et meil siin vahepeal liitus selline mängija nagu Dušan Sisits, mis siis nihutas natuke meie keskmist siis vanema poole, ehk siis nüüd on meie siis selle mediaan keskmine on siis Raiter Ivo Laane ja Martin Paasoja vahel, ehk siis kui Martin Paasoja sünniaeg oli seal, see oli veebruaris või oli jaanuaris, siis ma peaks tulema nüüd, et märts 1993 on siis Rapla Tüko keskmine vanus, et kui me hakkame nüüd seda tabelit siin nüüd niimoodi tegelikult vaatama, siis Rapla Tüko on järgmises, kes on nagu järgmises noorimad, ehk siis Hito, kes on 91 keskmiselt, ta on 2 aastat noorem kui Hito, et konkurentsitult kõige noorim võistkond üldse Alexela meistriliigas. Ja Rakvere Tarvast oleme lausa 8 aastat, et siin tegelikult tekkiski siin üldse nagu niuke küsimus, et kas üldse mõnes teises liigas on üldse nii noort võistkonda, kui on nagu tegelikult tükomängijad on ju, et kas kuskil Lätis või no mida iganes liigas, et ma arvan, et meil nagu ei leia, et see näitab ikkagi seda missiooni, mis on Rapla korvpallikool nagu valinud. Jah, et siin nüüd tegelikult ongi nagu võib-olla see põhjus, miks me sellest võistkondade vanusest räägime, ei ole mitte see, et me tahaksime olla kõige nooremad, vaid pigem tekkis siin omavahel nagu arutelu ja ma arvan, et seda mõistlik ka teiega jagada, et miks Rapla Tüko valib endale iga aasta nii noored mängijad oma võistkonda, et noh, tegelikult on ju võimalik arvestades, et see aasta me oleme oma meeskonda kaasanud ka mõned välismängijad. Ka noored, et siis on ju tegelikult võimalus siis võtta ka kogenumat meest või kogenumaid mehi nagu oma võistkond. Peatreeneri intervjuu, et mis tema arvab üldse meie võistkonnast ja sellest noorusest? Jah, see intervjuu saab meil olema, on meil kuskil 2 minuti pikkuna. Nii et ega ta palju aega ei võta ja vast on huvitav tõesti teada, mida siis peatreener arvab ja mis mõtted tal on. Paneme selle peale. No esiteks tuleb öelda, et noh, ma ei taha nagu kuskil nagu seda vabandada välja, et meil on nii noor võistkond, et lõppkokkuvõttes see on ju meie enda valik olnud, et me siuksed mängijad see oleme kutsunud aga lihtsalt minu kui treeneri jaoks on nagu, kuidas ma ütlen, see töö on nagu huvitavam. Ma saan nagu treenida mängijaid, kes on võimelised arenema, kes on võimelised juurde õppima, et ma tunnistan, et ma naudin seda olukorda nagu ise, see on mu isiklik arvamus. Ma pean tunnistama, et ega ma ei olegi väga vanade meeste võistkonda treeninud, et eks mul on siin üksikuid vanu mehi olnud Pärnu ajal ja Rapla ajal on siin olnud, on ka vanemaid kogenumaid mehi pundis, et eks ta üks halvas mõttes üks närve sööv töö ei ole selles mõttes, et üldjuhul nagu vanemale mehele ma siin alles hiljutigi trennis ütlesin, et suurelt ennast, kui ma Armand Skelele ei peaks seda asja üle 1 korra ütlema, aga seal meie trennis kahjuks ma pean seda sama asja nagu 5 minuti jooksul võib-olla teinekord 8 korda ütlema. Et eks ta on nagu selles mõttes ühe poole pealt on ta kindlasti nagu närve sööv ja siuke elu iga lühemaks tegelikult nagu töö, aga samas ta pakub nagu ka tohutut rahulolu, et sa näed ju sisuliselt ikkagi nagu kas või iga kuu, et nagu võistkond on edasi läinud ja läheb paremaks läinud ja see kompenseerib kogu selle närvikulu, et ei mina olen nagu rahul ja ma kindlasti ei otsi nagu vabandusi, ei taha pugeda selle taha, et me oleme nagu noored, et ega me nüüd nii noored ka ei ole, kas see 19, 20, 21 peavad juba ikka hakkama pead tõstma.
peatreener Indrek Ruudu intervjuu on vaadatud. Järgmiseks on meil veel üks tabel teile ette valmistatud, nii et siin tabelis on siis Eesti 20-aastased meistriliiga mängijad, üks valik on ja nende näitajad, keskmine mänguaeg, lauapallid, resultatiivsed söödud ja punktid keskmiselt ja siis Eero ja tema pärinevalt tutvustavad seda tabelit ja mis meil siin näidata on. Noh, siin võib kohe alustada meie raudvarast Andre Pärnast, kes 20-aastaselt on saanud päris palju mänguaega, ehk siis nagu sellest valikust, mis me oleme teinud siin, et kõige rohkem, et peaaegu 33 minutit keskmiselt on ta mänguaega saanud. Võtnud siin 6,7 lauapalli, andnud 1,6 resultatiivset söötu ja visanud 15 punkti keskmiselt. Siis kui nüüd võrrelda nüüd selle mänguaega, siis järgmine mees oleks Valmo Kriisa, kes on saanud siis 20-aastaselt 31,5 mänguminutit ja lauapalli võtnud 3,7, resultatiivselt 3,3 söötu mängu kohta ja 11,5 punkti keskmiselt. Jah, et noh, siin see tabel nagu mõnevõrra nagu meelevaldne, et erinevad ajastud ja erinevad positsioonid. Et tegelikult see tabel on nagu tehtud ikkagi selle jaoks, et kui me siin endist nagu rääkisime, et meie missioon, mis on see Rapla korvpallikooli missioon, et miks me üldse võtame noori mängijaid ja kasvatame neid, et see on nagu Eestis on kogu aeg olnud see küsimus, et pärast A-klassi paljud noored lihtsalt kaovad ära, neil ei ole kuskil väljundit. Ja nüüd Rapla korvpallikool on tegelikult ikkagi võtnud selle rolli nagu enda kanda, et kõik andekad noored, kes siin Eestimaal on, koonduks meie klubisse ja areneksid siia. Ja nüüd me olemegi toonud ühe meie noore, keda me tegelikult oleme mängitanud juba 4 aastat ja keskmiselt siin tabelis on Rait Rivolane. Et see tegelikult see tabel nagu näitabki, et Rait on Tanel Soku, Valmo Kriisa ja Andre Pärna järel 4. mängijana saanud nii palju mänguminutit, nagu 28 mänguminutit keskmiselt, et see näitab seda, et see Rapla korvpallikooli see eesmärk, mis me oleme nagu püstitanud, see tegelikult realiseerub ka siin nagu numbrites ka, et ikkagi need noored saavad ikkagi mängida ka, et mitte ei ole nii, et ta saab kuskile kas Kalev Cramo või Tartu Ülikool Rocki pingi peale ja siis põhimõtteliselt enam nagu mänguaega ei saa. Et see näitab, et nad saavad ikkagi mänguaega ka. Ütleme nii, et kuni 16 on see arv veel üsna siuke märkimisväärne, aga mida vanemaks inimesed saavad, seda väiksemaks hakkab siis nagu see arv jääma, kes siis nagu reaalselt ikkagi nagu tõsiselt tahavad nagu korvpalli harrastada. No üks asi on jah, et tahavad tõsiselt harrastada, teiseks on neil ei ole olnud siiani väljundit, et kui siiani ikkagi poiss lõpetas ära selle A-klassi, siis kuhu see noor või kes mõni klubi, kes oleks tahtnud seda noort enda võistkonda, et ta pole mingit tulemust ega midagi näidata, sa pead olema niisugune väga hea talent, tegelikult nagu Andre Pärn, et kes nagu tegelikult oligi nagu väga andekas ja ta kohe nagu minu meelest Kalev Cramo, kui ma kuskil ei eksi, siis Kalev Cramo helistas talle isiklikult ja pakkus lepingut, aga ma arvan, et täna ei ole ühtegi noort, kes koolipingist tuleks ja nüüd keegi nagu Kalev Cramo peatreener Alar Varrak helistaks, et kas sa tahaksid meil mängida. Ja. Et see näitab, ütleme, et kui siin nagu võtta see jutt nagu kokku, et siis Rapla korvpallikool ongi nagu tehtud nagu ongi selle eesmärgiga, et see noor üldse ta ei pea olema, ütleme, et me ei olegi mõelnud, et ta Raplas peaks olema, et üldse üle Eesti, et see noor ei kaoks kuhugi ära. Jah, tal oleks võimalus alati ennast näidata, sest ega platsi peal ongi ju nii, et kui sa isegi siis, kui sa nagu mängid Rapla ridades või ma ei tea, Hito ridades või TTÜ ridades, kelle hulgas mängib päris palju nagu või ütleme, kus kohas siis see võistkonna keskmine tase on nooremapoolne, et kui sa ikkagi ei suuda oma rolli kanda ja mehe eest väljas olla, siis paraku
noh, langed ka sealt välja, eks, et sa pead ikkagi ise nagu mees olema ja näitama oma võimeid ja oskusi.